The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tere hommikust! Hakkame pihta natuke varem, sest asju on palju. Nii, siis täna räägime ühest huvitavast asjast. Nimeks on selline trendipaus või siis trend reversal, et midagi sellist. Ja siis niimoodi, siin on palju parem. Hakkame pihta. Siis meil on mitu ustipaari, siis euroust, naelust, NSD ust, ustkäed, audust. Siis 5 paarist euro, nael, aud, NSD, käed. Käed oli kõige tugevam. Ja siis eelmisel nädalal käed oli ainuke, kes tegi uut maksimumi vastu usti. Ülejäänud siis juba eelmine nädal uut maksimumi ei suutnud teha ja siis lihtsalt tegid pika tõusu ja siis sellest juba tuli langus. Et siis selline päevapilt. Ja siis nädalate peal on siis, oli kasv, siis tuli langus. Siis aud usti peal sama lugu, kasv ja nüüd selline pikk must vari, mis tähendab ühte asja, siis vähemalt see nädal siis peaks panustama USA dollari peale, sest nagu näitab praktika, kui tekivad sellised liikumised, kus nagu tekib selline pikk kasv ja siis maksimum ei tule, siis tuleb ka trendi reversal. Et siis, kõige parem on see näha just audusti peal. Kasvas, siis pikk must, mis on pikem kui eelmise nädala küünal ja siis see ongi see selline vähemalt, kas trend reversal või siis ta on, või siis lihtsalt selline paus, trendi paus. Et vaatame, et hetkel siis praegu see nädal arvatavasti saab kaubelda siia alla igal pool, et siis ust peaks nagu tugevnema. See NFP, mis tuli, see oli väga positiivne siis igal pool, et siis kasvas päris tugevasti pärast seda NFP. Kõige paremini NFP vastu suutis olla euro, langes ja siis taastus tagasi, siis nagu tuli alla ja hetkel on siis kõige kõrgemal tasemel võrreldes teiste valuutadega. Et siis siin ei tea veel, et siin võib igasugust asja tulla, et päris hästi siin hoiab sellist joont, selline kanal. Vaatame, mis sellega saab, et siis kas nüüd langeb edasi või mitte. Lihtsalt selline asi, siin naelust siis meie pildis selles, et käis diapasoonist allpool välja, aga alla langeda ei taha. See tähendab ühte asja, et siis kui ta alla ei lähe, siis kuhu ta läheb õige, siis nüüd siit arvatavasti proovib siia ülespoole minna. Siin hetkel ei kauple, ootan, kuni see vastupanu saab ületatud, et siis alles siis on see pai nagu olemas. Et siin on siis pai. Selline lugu, et enne seda siin võib küll kaubelda praegult, et siin lemmik asi, et käis üles, tegi kolmiku alla ja siit tõuseb ja sellest tipust läheb üles. Kuna tehinguid ei ole, siis siin
5 pippi kätte saada on suht riskantne, mõttetu tehing selline, siis ei tee ka praegu tehingut siin. Et selline lugu siis edasi. Euroaud siin samamoodi väga hästi tõuseb, arvatavasti ületab ka seda maksimum 1.57, praegult teeb väikse tagasiteema. Ja no igal pool euro tõuseb oma rivaalide vastu, siin samamoodi euro NSD, et siis hetkel kõige tugevam, pärast usti valuuta on euro, et siis kõige tugevam on ust, siis on euro. Kellele usti ei meeldi, see võib teha tehinguid euro Audis, euro CADis, euro NSDs, euro JBPs. Selline on siis see loogika praegu. Aga hakkame vaatama seda euro usti, siis kuna ta siin eelmine nädal samamoodi tõusis lihtsalt pikalt ülesse, aga ületanud seda maksimumi, siis suure tõenäosusega läheb vähemalt siia. Vähemalt 1.22 ja seal 7 või 5, siis vähemalt siia peaks siis loogika järgi see liikumine ka toimub. Et siis vaatame, kas kui tegu on siis korrektsiooniga või siin saame aru juba, et kui ta siia hakkab liikuma allapoole, siis saame aru, kas tegu on korrektsiooniga või siis kogu see trend, mis ta siin oli altpoolt algas pihta. See on siis nagu lõppenud. Niimoodi siis. Ja siis siit hakkab selline pikk korrektsioon ja ainult pärast tuleb järgmine laine üles. Et vaatame, millega tegu on siis, kas siin lokaalselt korrektsioon tuleb või siis juba tuleb selline nädalate peal korrektsioon. Kasvasime me siin 1 aasta ja 3 kuud, siis ka korrektsioon võib kesta peaaegu terve 2018 aasta. Ei tahaks, aga mis teha, ega me seda turgu ei liiguta, me kaupleme selle pealt. Nii, siis vaatame, mis siit saab, et siis lokaalselt hakkab siia allapoole liikuma. Lokaalselt läheb siia alla ja siis juba, kui jõuab kuskile siia, siis on juba järgmised olukord, siis juba vaatad, et kui jõuab 1.22, siis vaatame edasi, et siis praegu lokaalselt on siis niimoodi. Loodame selle languse peale ja siis kaupleme edasi. Teine variant on selline, kui nüüd edasi läheb, siis siia võib joonistada midagi sellist. See on küll suht keeruline, aga ma ei tea, võib midagi sellist joonistada, et lõppdiagonaali siia juurde panna. Aga vaatame. Tegelikult meie selline kriitiline tase on selline 1.22.10. Et need kes kaupleb pikaajaliselt, nende jaoks siis on see kriitiline number 1.22.10 ja kui see on veel alles, see vastupanu, see toetus, mis ta siin on, hoiab, nii kaua nad siin proovivad siis ka üles edasi ka seda kauplemist teha. Ja mina ka eelmine nädal mainisin seda, kui ta siit hakkab kasvama ja teeb siia lokaalse korrektsiooni H4 peal ja ei lähe sellest eelmisest miinimumist allapoole, siis nii kaua trend on elus, et siis hetkel H4 peal tegelikult trend on ma teen niimoodi, et trend on veel üles. Kuna see miinimum on sellest miinimumist üleval pool. See on väga oluline selline asi. Vaatame.
Kes nüüd võidab siis, kas lainemehed või siis tehnika, mis peaks nagu ikkagi viitma selle peale, et siin vähemalt mingi korrektsioon peaks ka tulema. Noh, väga huvitav nädal on tulemas. Eelmine oli ka huvitav ju, et diapasooni mäng alustasid 24.20, lõpetasid siis 24.5, et tegelikult käisid alla, käisid üles ja lõpetasid sama koha peal. Suht keeruline kauplemiseks oli eelmine nädal. Nii, naelust on tegelikult siin sama lugu. Siis tõuseb ta, mis tõuseb, jah, siit üles langes palju rohkem kui euro. Ja siin on juba ikkagi rohkem seda rohkem kindlust, et näed siit 1.42.77 ikkagi siit juba hakkab allapoole liikuma. Minu strateegia järgi siis siin oli ristimiskoht. Stop loss on siis praegult 1.41.7. Kes seda ristumist kaupleb, siis MA 100 SL 1.41.7. See on siis see stop lossi koht praegult. Natuke liiga suur, aga ka take profit on siis, näed, siin all. Et noh, take profit on ka suur, et siis siin 70 pipi stop lossiks ja 200 pipi take profitiks. Kuna see on nael, siis näete, 170 pipi tema jaoks pole mingit probleemi alla minna. Nii et ega see ebatõenäoline ka ei ole, et võib ka rahulikult siia allapoole ka jõuda. Et vaatame, kas on see nii või mitte. Siin keeruline midagi välja pakkuda, miks veel siin on oht kauplemiseks. Siis täna on uus ohtumine, et siis Saksa ja Inglismaa vahel. Saksa ja EPB vahel. Jällegi Brexiti suhtes jällegi kohtumine ja jällegi kui Inglismaa ajakirjad tulevad välja mingisuguse pakkumisega, et jällegi nael saab mingi soodustusi, siis jällegi tuleb midagi sellist. Et siis peab jälgima Inglismaa ajakirju, mida nad seal hakkavad kirjutama pärast seda kohtumist. Et jällegi suur risk on olemas, et nael võib jälle lennata üles. Siin jällegi see suurem pilt. Suures pildis siis Brexiti tase 1.45. Me seda peaaegu saime. Tegelikult mängisid ilusti seda Brexitit siin 1,5 aastat meiega. Siin oli ilus langus ja siin oli selline kahtlane, aga tõus alla ei anna ja siis tõusid, siis väga huvitav oli. Aga siis pikal perspektiivis mängisid päris hästi meiega, siis 2000 pippi alla, 2000 pool ja siis üles, et huvitav. Nii, nüüd siis siin mina ei kaupleks jällegi, kuna väga suur volatiilsus on selles paaris ja väga ekstreemsed liikumised, siis ei taha seda isegi kasutada. Aga pigem vaatan siin allapoole. Nii, audustis on selline lugu. Meil ju oli maksimum ja nüüd see maksimum sai ületatud. Ja nüüd vaadake siia. Siin on oluline asi. Kui ikkagi see korrektsioon, mis siin hakkas 2015 ja kestab edasi, siin selline korrektsioon. Kui ta nüüd kestab edasi, siis kuna tegu on siis mingisuguse korrektsiooniga arvatavasti, siis siit peaks tulema veel üks kasv üles. Miks? Sest meil on siin lihtsalt ühesuunaline liikumine ja siin peaks tulema veel midagi juurde, et siis praegult läheme alla
ja siis võib-olla ühel ilusal päeval haud teeb tõuse siia veel kord ülesse. See on ainuke paar, kus usti vastu ma ootan veel mingisugust liikumist. Ülesse. Ülejäänud paarides ma juba seda liikumist ülesse ei oota, aga siin on veel võimalus, et tuleb üks kasv. Miks ma arvan, et siin haud ustis võib tulla veel üks kasv? Meil on olemas siin selline kahtlane paar, kes ei taha kuidagi eriti seda kasvu alustada. Eelmine nädal, kui me siin saime kokku, siis ma pakkusin, et 1.09. See oli siis meil start selline ja siis ma pakkusin, et tuleb korrektsioon, tulid halvad uudised ja NSD näitas väga suurt võimu ja siis sellega kasvas veel siia alla versus ust, aga suurem trend on ikkagi siin haud NSD-s ülesse ja sellepärast ma siin panustan siia ülesse ja samamoodi põhipaaris samamoodi panustan siis ka võib-olla veel ühele ilusale tõusule siia ülespoole. Nüüd vaatame, mis siit saab. Kas tõuseb ta veel kord ülesse või mitte. Nii, NSD, siin sama lugu. Siin on küll kahtlane asi, et vaata, sellest vastupanust, sellest toetusest läbisime, aga siit juba kasvasime päris pikalt ülesse ja siin oli väga selline Fibonacci 76,4 hoiab küll seda tasemet praegult, aga samas ühesuunaline selline kasv tuli, mis viidab ühele asjale, et siit tegelikult alt võib tulla ka veel üks selline kasvav laine veel üks ülesse. Vaatame, siin ainuke asi on see nädal kolmapäev on RBNC. Nemad võivad seda NSD natukene allapoole suruda ja miks veel see nädal on väga oluline Uus-Meremaa dollari jaoks, sest see on esimene istung, kus on teine koosseis pangas. Et siis teised inimesed istuvad pangas ja üldse mitte keegi ei tea, mida nad siis seal endale välja mõtlevad. Et mäletate, miks tuli see langus siin? See langus siin oli sunnitud poliitiliste sündmustega. Ja ärme seda nüüd unusta, et see, mis toimus siin, see hakkab toimuma ka see nädal. Et siis RBNS, et siis siin ja siin on sama lugu, et siis vaatame, seal pidi olema mingisugused muudatused selles, kuidas nad hakkavad inflatsiooni vaatama, kuidas nad seal veel midagi hakkavad teistpidi vaatama. Et see kõik võib NSD-d väga kõvasti alla lükata. Vaatame, kas on see nii või mitte. Et see on väga selline huvitav nädal just Uus-Meremaa jaoks. Nii, ustkäediga on suht pilt selge. Ikkagi siit, kui üles läks, siit tegi suure korrektsiooni. Nädala sees tegi siis uue miinimumi ja siis reedel tuli see super kasv ustis. Ja nagu te näete, praegult siis siin on väga selline impulsi moodi laine. Siia võib tulla veel üks selline kasv. Et siis siin on juba ikkagi pööre olemas ja on alanud see väga hea tõus, mis toob endaga kaasa siia seda suurt siia läheb. Et siis meil oli korrektsioon selline, korrektsioon
Nii. Ja nüüd hakkas uus kasvav trend siia üles, et siis praegult vaatame seda liikumist nädalate peal siis päris siia ja sealt ka edasi üles. Et need, kes hakkavad seda suuremat trendi kauplema, neil siis ilus võimalus raha teenimiseks. Nii ja nüüd kaua oodatud ustien. Hakkame sellest, mul küsiti siis eelmine webinar, mis saab CAD-Yenist. CAD-Yenist meil sai siis kasv, aga siis reedel see kasv nagu natukene tuli tagasi. Ma loodan, et see inimene, kes küsis seda, fikseeris kuskil seda kasumit siin, ei tea, teisipäev, kolmapäev ja siis enne reedet oli juba turust väljas. Siis praegult on suht keeruline siin jällegi, pilt on jällegi muutunud ja meil on suht keeruline olukord siis selles paaris, et ei tea, kuhu ta võiks praegult ka minna. Vot selline lugu. Aga põhipaaris on kõik selge. Põhipaar on siis päevade graafiku peal samamoodi lõpetanud ära väga sügava korrektsiooni ja on lõpuks ometi alanud see kasv siia ülesse. Praegult siis väiksematel timeframe'idel vaatame seda hoolega, mis meil siin on. Mis meil siin on sellist huvitavat? Nii, meil on olemas selline tõus, siis korrektsioon ja siit alates, siit kohast saime me endale hea sellise liikumise kätte. Pluss meil tekkis väga hea selline kanal. Nii et selles kanalis võiks ka see paar jätkata oma kauplemist. Siit siis vaatan edasi ülesse. Ja mis veel seda aitab? Täna öösel Kuroda siis, mis ta ütles? Meil on vaja edasi QE-ga liikuda, et see rahaprint, mis teeb Jaapan, see ei vähene, nagu mõned turukauplejad panustasid. Nii et see kõik peaks andma meile kokku siis mida? Just õige Yeeni nõrkust. Niimoodi. See on siis Yeeni nõrkus. Ja siis siit on oodata, kuna ust vähemalt praegu näitab ikkagi väga head minekut, siis ka see paar ust-Yeen peakski olema põhikaubeldav paar Yeeni suhtes. Euro-Yeen, nagu oli pakutud, siis tegi korrektsiooni ja mäletate, mis ma rääkisin teile, et siis kust meil hakkas see kasv pihta. Meil siin hakkas kasv pihta ja siit hakkas uus kasv, siit hakkas pihta. Näete, korrektsioon, korrektsioon, korrektsioon. Kõik need korrektsioonid ei lähe eelmistest tasemetest allapoole, mis tähendab ühte asja. Trend liigub edasi ülesse. Alati jälgige seda. Et siis meil oli tõuse siit, nagu ma ütlesin, siis tekkis korrektsioon. Stardikohast alla ei läinud. Siit tuli asi pikendusega. Nii, ja siis kui nüüd siit on tekkimas see pikendus, siis meil on esimene osa, meil on teine, nagu alati. Kolmas on kõige võimsam, praegult on tekkimas veel siia mingi võib-olla liikumine ja siis jällegi läheb edasi üles. Et tegelikult siin Euro-Yeenis on oodata päris suurt kasvu samamoodi. Siin läheb veel 138, 139 samamoodi. Võib isegi 140 ära teha. Nael-Yeen
on kõige tugevam või oli. Ta on küll kõige volatiilsem, samamoodi, et siis läks alla, siis liikus oma 500 pippi ülesse, nagu see tavapraktika on selles huvitavas paaris, et siis 500 üles, 500 alla. Kõige huvitavam, mis siit saab olla. Nii, siis H1 peal jällegi tekib korrektsioon. Kuna liikumine hakkas siit pihta, siis Fibonacci pannakse sellest algpunktist siia lõpp-punkti peale. Meie kohad siis, arvatavasti, kui täna siis mingi korrektsioon toimub, siis meie kauplemiskohad hakkavad pihta umbes siit. Siis kes tahab ülesse panna, see kaupleb siit. Kes tahab alla panna, see võib kohe siin liituda selle liikumisega allapoole ja nii see saab olema siis. Nii, euro JBP siis. Siin me vaatasime, see on meil suht keeruline korrektsioon ja siin samamoodi tegelikult. Meil on kasvav trend ja kasvas siit ülesse, tegi sellest maksimumi, tegi siia ülikeerulise korrektsiooni ja nüüd peaks tegelikult graafiku järgselt peaks tegelikult veel ülesse minema. Aga vaatame, et siis trendi pole juba siin alates oktoober, siis oktoober, november, detsember, jaanuar trendi pole üldse olemas. Nii et siin on suht keeruline aru saada, kuhu tegelikult see asi läheb. Et siin praegult üldse ei kauple. Et vaatame, alla ei läinud, siis okei, kui ta nüüd läheb sellest langevast vastupanust läbi ja siis vaatame, mis saab. Siis tegelikult mäletate, et me panime siia selle toetuse alla, läks sellest läbi, isegi pani sellest kinni küünla, siis ronis tagasi, välja, jälle sisse, et siis väga selline kaval paar tahab meie raha ära võtta oma arusaamatu liikumistega. Nii, euroaudis on suht pilt selge. Me läheme edasi pikalt ülesse. Meil on siin suured vastupanud liikli, aga päevade peal meil on siis 1.57.7. Praegult võib olla lokaalselt tekkida siia vähemalt väike korrektsioon, sest väga palju juba mindi ülesse ja meil on olemas küünal tänaseks kauplemiseks. Ideaalne küünal H4 peal, siis minu lemmikküünal. Vähemalt siis midagi läheb siia alla ja siit juba nädala keskel, siis nädala lõpupoole jällegi hakkame vaatama siia ülespoole. Et siis siin on 500 pippi liikumist. Need on sellised eksootilised paarid. Meil on väga vähe kauplejaid, kes kaupleb eksootiliselt. Eurokääd. Eurokääd siis siin on siin ta kuidagi väga huvitavalt liikus tegelikult. Kui nüüd teha seda lahti, siis tegelikult nädala alguses käed oli väga tugev. Siis, kui ta tegi seda uut maksimum. Vaatasin ja hoiab seda käädi ja hoiab seda käädi. Ja siis reedel kuidagi ja käed kõige nõrgemaks muutis ära. Et siis väga huvitav. Nii, aud NSD. Jällegi need suured päevalised korrektsioonid, päevalised kiigud sellised. Väga keeruline. Et siin meil olid need impulsid olemas teiega siin. Siit alates olid impulsid, aga siis tuli veel siia allapoole. Et siis selline vaatame nüüd, okei, kui nüüd seda suuremat lainet võtta ette, siis vaatame, mis siin teha. Tegelikult oleme siin selle 1.08.30 juures, siis 50% sellest kasvust. Et see vahemik on juba see proovi koht, et siis buy proof, et see 50–61% on ikkagi see buy koht, ikkagi see suurem nädalatrend peaks siin ühel hetkel siis ka võitma ja
siis peaks ikkagi see paar ülespoole liikuma. Tegelikult see nädal vist arvatavasti kolmapäev just kella 11 paiku, siis kui RBNC tuleb ära, siis arvatavasti juba Audi NSD-ga surub siia täiega üles. Loodame selle peale. Niisiis, euro-rubla, kes kaupleb, siin rahulikult asi läheb ja nüüd on juba selge pilt, siis asi liigub siia 72-73 peal. Siin isegi nafta tõus ei aita. Tegelikult kõik te teate, rubla ei ole juba naftaga seotud nagu ka käed. Et see seos on ära kadunud, sest nafta on tugevasti kasvanud, see juures rubla on langenud sama, et mingit nafta seost rohkem siin rublas ei ole. Nii, palju huvitavam küsimus on siin kullas. Et see oli siis meie üle-eelmine nädala pakkumine ja vaatame nüüd seda päevade peal. Nii, meil on siit alt nii liigub. Enne seda maksimumi ikkagi tehti pausi, praegu 1364 on siis siit alates hakkas mingi korrektsioon, vähemalt lõpuks ometi tehti siia korrektsioon ja nüüd on jällegi see, et ma ikkagi panustan siia see 1410 ja sealt juba hakkame edasi vaatama. See on päeva panus. Nii et päevade peal, aga lokaalselt siin ei ole veel ära lõppenud langus. Meil on esimene osa olemas ja meil on teine korrektsiooniline osa olemas. Siin selles osas tuleb siia veel. Et siis siia tuleb veel üks langus juurde ja alles pärast seda on oodata seda kasvu on oodata ainult pärast seda. Vaadake, ma pean siin liikuma ühest ruumist teise. Kohe. Oota. Nii, väike paus mul. Siin. Niimoodi. Ma olen nüüd siin kohal. Niimoodi. Nüüd siis läheb siit alla, sest meil on olemas pikk langus. Nüüd võib tekkida siia selline kolmnurk ja arvatavasti siin on olemas kolmnurk. Vaatame seda M5 peal. Niimoodi. Siia. Ja siit. Kuidagi niimoodi. No vaatame, kas see on väike timeframe, kas on siin olemas kolmnurk või mitte. Varsti saame aru. Et siis siit veel alla. Vaatame, kuivõrd palju alla. Et see oli üks suur kasv selline. Nii, see on minu poiss. Nii, 1315. Et vähemalt siia läheb allapoole. Ja vaatame, kas ta nüüd läheb siia alla või mitte. Et siis siin on ikkagi, suurem on kasvav trend, aga lühiajaliselt siis natukene alla, et siis kasvasime päris palju, jah. $130 kasvasime siin pikalt. Nii, et siin ärge oodake kohe seda kiiret kasvu jätkamist, et magus on küll kaubelda, kui sul paar niimoodi teeb, aga ega nad ju seal lollid ka ei ole, et peavad nüüd natukene siin meiega siin mängima edasi-tagasi. Et siis ainult niimoodi saab meie käest seda raha ära võtta. Kui nad lihtsalt panevad üles, siis kõik me siin teenime. Nii. Lähme edasi. Nafta. Esimene nädala algus läks vastavalt sellele plaanile, siis läks üles ja tegelikult nüüd on oht olemas. Nüüd on olemas oht, et see on ainult esimene osa. See läks pikalt ülesse ja nüüd siit
läheme veel korra allapoole. Samamoodi lihtsalt kasvas väga palju 41 kuni 66 siin poole aastaga, et on oht siin läheb veel siia, et praegult on keeruline. See on sellisel koha peal, kus ta võib ka, stop lossid on väga pikalt, ta on täpselt keskel, näete. Et kui siit keegi hakkab proovima midagi, siis tegelikult stop loss pange kohe siia 64, 55, üleval või siis üleval siis siia, et siis vähemalt, siin ikkagi need stop lossid tulevad, kipuvad siia 40-50 pipi vahemikku. Mis teha, et kui saad siit õigele kohale, siis tegelikult siit saab kaup kätte palju rohkem kui 40-50. Vot siin raske praegult. Et siis NFP peal kukkus, siis tuli taastumine tagasi, siis jälle tagasi kukkus. Et väga volatiilselt käitus, 2 taala alla, siis 1,5 üles, siis jälle, et liiga kiiresti jällegi 2 tunniga. Arvatavasti täna tuleb vähemalt mingisugune paus sisse ja pärast juba kolmapäeval, neljapäeval hakkab jällegi tants siin edasi, aga ajalugu näitab seda, kui hakkate uurima seda asja, siis kui näete sellist suurt liikumist, mis võrdub siin 300 pipiga, siis läheb pikalt üles, siis ajalugu näitab seda. See langus, mis siit hakkab pihta, see teeb umbes niimoodi. Kuidagi niimoodi eriti kiiresti ei kiirusta ja siis läheb ja alles siis nagu jätkab see trend siia üles. Et ärge siin kiirustage selle naftaga, et siin saab midagi, aga peab tekkima selline struktuur natukene mugavam kauplemiseks, siis saab siin teha. Ja nüüd huvitav. Üks asi, siis alates, siis meil oli jaanuar 24 000, siis siit kohast hakkas uus aasta pihta, 24 700. Indeksid kasvasid selle koha peal siis +10%. Nii, see on +10% ja mis siin juhtus? Ühe nädalaga 10% tuli -5% ja reedel tuligi see super langus tegelikult. Kogu kaotus tuligi reedel. Ega me ometi ei ole jällegi selle koha peal, kus mingi kriis hakkas pihta ja meie seda veel ära ei märganud. Et siis vaatame, et liiga suur korrektsioon tuli siia sisse. Siis kasvasid samamoodi, ma ei tea mille peal. Ja nüüd tegid kiire korrektsiooni siia. Et kogu kasv on siis praegult 2025, isegi vähem, nüüd on alles. Meil on alles praegult 2,5% sellest, mis oli. Me oleme +2,5% aasta jooksul siis plussis praegu aktsiate peal. Et siis väga selline suur langus tuli. Vot ei tea, millega see on seotud. NFP number oli hea, kõik oli väga hea, aga miks tuli see langus, vot ei oska öelda. Kui keegi teab, siis see peab meile kirjutama kohe kiirelt siia, siis arutame seda, et võib-olla keegi teab, miks kukkus Dow Jones reedel. Jumal küll, 3%. Et kes teab seda põhjust, miks tuli, siis palun kirjutage, sest ma otse loomulikult heal NFP-l alati peab kasvama indeks, aga seekord tuli langus ja tegelikult langus tuli igale pool. Kui siin vaadata nüüd, siis Euroopa aktsiad tegelikult langesid juba jaanuari stardikohast allapoole. Et ma siin ütlesin, küll läheb üles, aga ta läks ja siis samamoodi väga suured langused tulid sisse.
noh, ja FTSE on sama asja teinud ja ka Nikkei. Et kõik indeksid on teinud väga suured langused. Ja Euroopa on Inglismaaga, noh, Euroopa on miinuses aasta peale, Inglismaa on nullis ja ka Jaapan on nulli peal. Et millega see on seotud, et kui keegi kaupleb indeksitega, võiks kirjutada, et miks just niimoodi see juhtus. Nii, ja kõige huvitavam, Bitcoin. Ma siin jällegi laupäev rääkisin, et kõige parem on kaubelda Bitcoinidega, mille väärtus on umbes midagi sellist. Ja kui te kõik teate, neid Bitcoini on suht palju ja on olemas 12 numbrit pärast komat, et siis selliseid saab osta, kus on miljard senti üks Bitcoini väärtus, seal saab teha. Et lihtsalt kui siin 100% teha, siis kuni 0,1-ni siin jõuda on väga lihtne. Ja selleks, et siin teenida sama palju kui siin, meil peab ju olema, noh, meil hetkehind on 8 kilo. Selleks, et teenida siit 100%, meil on vaja saada 16 kilo. Noh, kus on suurem tõenäosus, et see 100% juhtub? Otse loomulikult, mida väiksem number on, seda suurem tõenäosus on, et siit võib tulla see tuubel. Et see siin 0,00, palju neid nulli siin on, et siis umbes niimoodi siis, et otse loomulikult tuubel tuleb kiiremini siit. Et siis niimoodi see ongi, et see Bitcoin lihtsalt ära reklaamitud niimoodi ja samamoodi, mis veel? Noh, kõik te teate sellist asja. Isegi võtan selle ajavahemikku siin. No see, kus oli kõige suurem mull. Et siis hype ja siis praegult selline, sest tegelikult inimesed siiamaani tahavad seda kuidagi osta, isegi siin üks tahtis osta 9000-ga siin reedel, siis kui ta nägi, et langeb 7500 peale, siis mõtles ümber. Et siis Ethereumi peale läks, et see hype, mis on, see on nüüd reklaam, mis siia tehti, mis investeeriti, et seda Bitcoini rahvale tuua lähemale. See on nüüd ära lõppenud, siit tuleb liikumine alla ja õige koht nüüd selle BTC ostmiseks minu jaoks on 300. Uskumatu jah, et 7900, ma pakun 300, miks? Noh, sest enne seda hype'i tekkimist ta oli 9, siin, no vot 300, näete, siin 300, 280, see oli see hind ja siis teevad sellist MMM-i, lihtsalt suurt mulli ja ajavad sinna sisse raha. Miks? Keegi ei seleta, noh, sellepärast kukubki praegult ja kõik sellest keelduvad, kõik reguleerivad seda kuidagi moodi. Nii et, noh, otsigi lihtsalt neid Bitcoini, mille väärtus on super mega väike ja seal siis rahulikult saate millegiga tegeleda. Et selles põhi selles Bitcoinis pole mõtet siin midagi investeerida praegu. Et, noh, need langused, mis on, need on liiga suured. Nii, isegi mu väike poiss teab, et praegult pole mõtet siin midagi teha. Tuli minu juurde praegult. Et siis, nii, nüüd on meil väike küsimuste aeg. Et mida me siin saame targemaks teha. S&P, nii, meie kastid. Nii, Marko kastid. Nimetame need Marko kastideks. Et kes pakkus tema järgi siis ka kauplemisteooria. Nii, Marko kastid. Et siis meie take profit Marko kasti teooria järgi on 3435. Ja vaatame, mis siit sai. Et siis, mis siit sai? Meil siit sai selline lugu, kus S&P on, nii, et jaanuar, näe, siit hakkas. S&P näitab ennast
Tegelikult S&P kaotas natuke vähem kui põhirivaal Dow Jones, et siis siin tuli natuke väiksem langus. Nii, vaatame seda nüüd ühelt küljelt veel, aga ei vist, siin ei saa, et ma mõtlesin pakkuda teile umbes sellist asja, sellist Wolfi lainet, et sellist Wolf lainet tahtsin pakkuda siia, aga ega see Wolfi laine siin ei pea kuidagi moodi paika. Me läksime siit pikalt alla. Selle Wolfi laine teooria järgi siit pidi tulema kasv. Jällegi see NFP number pidi aitama seda Wolfi teooriat, aga ei tulnud, siit tuli langus. Niimoodi siis. Nii, vaatame veel mõned asjad. Meil on oodata varsti. Meil on oodata suurte firmade aruannet. Nii, Litecoin, oota, kus see nüüd oli? Nii, shares, nii. Meil on oodata varsti Amazon, vaatame ja vaatame seda Face'i. Nii, hakkame Apple'ist pihta. Apple tegi -15%. Ja see on kõik seotud sellega, et see, kuhu ta kuulub, siis Dow Jonesi vist, see tegi langust, et siis siin siis tegi suurt langust. Ja Apple'il ka natukene need kasumid vähenevad, et siin varsti on see kvartali aruanne tulemas. Vaatame, mis siit saab. Selline tunne, kahtlane tunne. Siit võib veel natukene alla minna see asi. Aga ega ta päris alla ei tohiks kukkuda. Peaks siit edasi liikuma. Oodake üks hetk. Et siis 150 alla ei tohiks minna. Ja Face'il siis sama lugu. Praegult tuli see. Face hoiab ennast palju paremini kokku võrreldes teiste rivaalidega ja siit 190, tegelikult praegult ongi see järgmine koht, kus edasi võiks siin Face'iga tegeleda. Selline siin see võiks olla. Ja Amazoniga see Boses saab ainult, palju tal on nüüd, 123 miljardit on tema siis tulemus, sest siin nad kasvasid ja veel kasvavad, et tema turud kasvavad. Et tegelikult kõige parem paber, mis on praegult olemas turu peal, on tegelikult Amazoni paber. Ja nüüd teine asi, see Boses, kes on see Amazoni leidja, tal on olemas veel firmad. Mida see tähendab? See tähendab ühte asja. Tema alla kuulub Amazon, siis tal olid veel mingid asjad. Tegelikult kõik, mis on seotud praegult selle nimega, kõik hoiab ennast hästi. Et siis proovige uurida seda, kuidas teised tema firmad, kuidas seal on olukord. Et see annab teile ka siis lisatulu sisse. Voot selline lugu. Nii, küsimused. Kus on meie küsimused? Nii. Webinari ajal on Euroust ja GPB ust allapoole tõmmelnud tiba, kas võiks osta? See on hea küsimus. See on hea küsimus. Euro suhtes võib proovida. Et eurot võib proovida siia ülesse. Eurot võib proovida siia ülesse, et pane stop loss siia täpselt selle miinimumi peale, et palju ta siin on. 30 pipi, see on ok. Seda võid proovida osta. Naeluusti ära tee. Et siin on ikkagi, siin on rohkem allapoole vaatab.
et see siin on juba väga pikk selline langus, et ikkagi naelust rohkem vaatab allapoole. Kui nüüd M5 kasutada, siis siin peaaegu 100% võiks öelda, et läheb allapoole. Ja pluss siin on tulemas PMI, et siin on täna tulemas PMI, et reedene PMI oli halb, see ka läks allapoole selle peal, et euro usti proovi siin, et kuna euro on tugevusest teine valuuta turu peal praegult, siis vähemalt siin on rohkem tõenäosust, et sa võid olla edukas oma tehingus. Selline soovitus. Täna õhtul Draghi kõne, euro usti järsult ei ole, et need kõned, mis Draghi teeb esmaspäeviti, teisipäeviti, nad mitte midagi ei loe. Mingit järsemat liikumist ei ole oodata. Kõik, mida ta pidi tegema siin jaanuaris ja seda ta ei teinud, nii et midagi uut ta siia juurde ei too. Nii et ärme siit midagi looda selle järsemate liikumiste peal. Mis ta võib siin rahulikult allapoole tiksuda, see on kõik, aga midagi muud nagu siit ei ole oodata. Selline lugu. Ja veel üks küsimus. Ei ole, jah. Nii, aga meil siis on ees teine keeruline nädal järjest, kuna eelmine oli väga keeruline, siis on ees ka veel üks keeruline nädal, et mina plaanin kaubelda ustkäedi, aga mitte praegult, alles siis, kui ta teeb mingisugust tagasiminekut, siis hakkan kauplema. Siis, kui veendun, et see siin on juba täielik korrektsiooniline lõpp, alles siis hakkan siin midagi ette võtma. Selline lugu. Ja ust-jeeni siin võib proovida juba praegult. Et siin võib juba proovida juba praegult midagi teha. Aga ülejäänud paarid on väga keerulised ja väga rasked kauplemiseks. Nii et võtame selle nädala vähemalt alguse väga rahulikult. Ega ärme kiirusta, et kui jällegi tekib selline koridori liikumine paremale poole, et graafik liigub üles-alla, aga alati paremale. Et kui ta nüüd paremale liigub ja koridoris, jällegi võtame asja rahulikult ja proovime seal siis kas piipida või veel midagi teha, aga selliseid suuri liikumise vist praegult nädala alguses ma ei näe, kust võiks nad tulla. Vaat selline lugu. Et siis edu meile ja järgmise esmaspäevani.